Vahetult pärast Teise maailmasõja puhkemist 1939. aasta septembris surus Nõukogude Liit sõjaga ähvardades Eestile peale vastastikuse abistamise pakti. Selle pakti sõlmimine nägi ette Nõukogude sõjaväebaaside rajamise Eestisse. 1939. aasta sügiseks olid Eesti idapiiride taha koondunud suured Punaarmee väekoondised. Lepingu elluviimiseks moodustati Eesti ja NSV Liidu vahelise vastastikuse abistamise pakti segakomisjon. Sinna kuulusid mitmete ametikohtade esindajad Eestist ja NSV Liidust. Pakti sõlmimise läbirääkimistest võtsid osa NSV Liidu rahvakomissaaride nõukogu esimees Molotov ja Stalin ühelt poolt ja Eesti Vabariigi välisminister Selter, Riigikogu esimees Uluots, Piip ja Eesti saadik Moskvas Rei teiselt poolt. Leping allkirjastati Moskvas 28. septembril 1939. 18. septembril alustas Punaarmee oma üksuste paigutamist Eestisse, mille koosseis ületas peagi lepingus nimetatud arvu, milleks oli 25 000. Punaarmee baasid rajati Saaremaale, Hiiumaale ja Paldiski linna. Lisaks said Nõukogude sõjalaevad õiguse kasutada Tallinna sadamat. Vormiliselt säilitas Eesti küll iseseisvuse, kuid tema välispoliitika sattus suurel määral Moskva kontrolli alla. Eesti polnud enam täiesti sõltumatu.